Puumarket, kõige laiema puiduvalikuga ehitusmaterjalide kaupluste kett Eestis. Vaata kogu tootevalikut www.puumarket.ee. Ja tänaseks on siis olukord kujunenud välja nii, et väga paljudel meist ei ole soovitav kodust välja minna. See tähendab, kas me teeme kodukontoris tööd või oleme päriselt karantiini pandud ja inimestel kipub nagu kodus olemine igavaks minema. Üks võimalus peale interneti surfamise, raamatute lugemise, teleri vaatamise on see, et mingem oma töötuppa ja teeme seal midagi huvitavat ja ka edaspidise elu jaoks kindlasti kasulikku. Ja võtsin teemaks teha ülafreesile laud. Nii nagu ikka keerulisemate tööde puhul on mul suur osa juba ette ära tehtud ja tahan teile lihtsalt näidata, et mis mul siis välja tuli. Ma võtan siit selle juhtjoonlaua praegu hetkeks küljest ära. Nii, ta käib siin küljes tiibmutritega ja on liigutatav. Liigutatav seepärast, et meil on ju erinevaid freesiterasid ja ka nii, et freesitavad pinnad võivad olla erinevad. Rohkem on vaja teha sisselõiket, vähem on vaja sisselõiket teha ja siis me peame saama liigutada seda joonlauda vasakule paremale. Teine asi, mis sellel joonlaual on veel, et need juhtlauad või öeldakse ka suulauad peaksid olema ka liigutatavad, et meil freesitera oleks siit vahelt nii-öelda täpselt väljas. Ja see tagab nüüd selle, et kui me freesime, siis puukildu ei löö nii tugevasti välja, kui ilma suulauata või siis suurema suulauaga, suurema vahega suulauaga seda tööd tehes. Nii, siia panin plimutit sisse puidukeermega ja näete, ta on selliselt liigutatav, ma saan täiesti vabalt seda reguleerida. Teeme nüüd sellise töövõtte, et ma võtan siit selle freesi originaallaua alt ära. See praat on tehtud seepärast sellise mõõduga, et mul on võimalik teda panna siia freesi külge nii-öelda eraldi seisvana ja siis läbi selle ava siin suure tööpinna sees ma saan panna freesi oma kohale ja tagasi. Ma pean tunnistama, et ma olen töötanud ka sellise ja freespingiga, kus kogu reguleerimine tuli alt teha ja ka freesi kinnitus tuli alt poolt teha. Pean tunnistama, et see oli kaunikesti ebamugav. Kruviversengid peavad olema tehtud selliselt, et ta ei ulataks siit mitte mingil juhul välja. Nüüd on üks asi, mida tahaks veel täna siin ja proovida vaadata, kuidas see asi välja tuleb. Nimelt ma tahaksin seda freesi siia sisse panna, aga kuna mul on hetkel see töölaud veel siin enda töölaua peal sellele freesi alusele laua tegemist, seda tahaks järgmises meistrinurgas proovida ja vaadata. Seepärast ma teen talle ajutised jalad. Nii. Ja proovime nüüd siis, kuidas mul see asi välja kukkus. Kas kõik avad on sellise suurusega nagu planeeritud? Tundub, et seekord läks mul hästi. On ju vanasõna see, et kes teeb, sel juhtub ja nii. Tööpinnal olemas. Saame siit reguleerida. Vajadusel laseb ka alla, seepärast, et freesi liikumist reguleerib ühelt poolt siis see kruvi, teiselt poolt on siin liugurites ka vedrud vahel. Ja kui ma panen nüüd paika ka pikijoonlaua. Muuseas sellist
tiibmutrit või tiippolti ei ole vaja endal ise spetsiaalselt koostada, neid leiab kauplustest ka erineva pikkusega ja hästi mugavad on minu meelest kasutada. Pange alati seib alla, suur seib ja paneme oma tööpingi, tõsi küll ajutiste jalgade peal, siis ka kaamera suhtes tööasendisse. Tiibmutri siit kinni selliselt ja ma sihin ta kaamera peale täpselt välja ja näete, me saame nüüd vastavalt vajadusele selliselt liigutada. No igal juhul tahaksin öelda, et ise olen rahul. Siin on teha veel küll ja küll. Siia külge saab teha puruimurisüsteemi, mis mul on hetkel tegemata. Nagu ütlesin, tuleks teha korralikud jalad alla, panna need rataste peale, et meil on olemas tööpink, kus peal saame siis tööd teha ja mille all kapis on võimalik hoida kõiki tarvikuid, freesiterasid ja kruvikeerajaid, võtmeid. Neid tegelikult kuulub asja juurde hästi palju, aga nagu öeldakse, aeg on praegu selline, et aega peaks meil olema niisuguste tööde ja tegemiste ettevõtmiseks. Olge terved!